Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule. Tere kuulajad, Autotund tagasi ja täna on saates üle tükki aja Sulev Ladva, kes loomulikult, kui Sulev suviti tuleb, siis on ta taas tulnud Le Mansist. Le Mansi 24 tunni sõit oli küll mitu nädalat tagasi, aga oligi aega taheneda, mõtteid koguda. Ja tegelikult käib ta alati seal ka lisaks kohtades, ehk siis autokultuuri manustamas ka mujal, mitte ainult seal ringraja juures. Ja ühtlasi annab ka reisisoovitusi, nii et juuli alguses siin paljudel reisiplaanid tegemata ja saab üht-teist sinna tee peale panna. Arutame ka mõned autod, mis Le Mani raames avalikustati ja siis veel mõnda, aga mul tuli siin vahetult enne saadet mõte, et kuna Sulev käis Le Manis nüüd oma autoga, selles mõttes, et oma autoga varem käinud, aga oma selle praeguse Ford Focus RS-iga käisid teist korda või? Kolmandat lausa. Kolmandat. Ja vahepeal oled sa veel niisama ka Euroopas käinud või sellega? Ei, Le Mani need tripid on need peamised Euroopa tripid, mis seal mitu kilti see on kokku edas tagasi? Koos nende ringidega, mis ta tuleb sulle? Olenevalt selline 6000 natukene alla. 6000, ühesõnaga. Kilomeetrit. Esiteks on see Ford Focus RS saanud kõvasti kilomeetrit, on saanud kõvasti autobaani kilomeetreid, on saanud mägiteid. Eestis sa oled osalenud sellega sellel Drive Estonial. Ja seda nendel Muraka Turismo ühissõitudel. Lähed see aasta ka või? Ja Drive Estonial see aasta ka. Just mõningad sõidud kurviteedel ka niisama, ehk siis Sulev kasutab Ford Focus RS sihtotstarbeliselt ja samas ka igapäevasõidukina. Mis aasta see on? 2018 et viimane nagu välja lase. See elektrisinine, 2018, eks ju. Just, ja et viimase aastal tegid selle nii-öelda RS Editioni, kus oli mehaaniline eesmine diferentsiaal oli ka juures, mis muidu oli nagu lisana kuskilt sealt Mount Unit tuningust. Ja auto läbisõit praegult on? Le Mani tripi all sai 115 000. Ja sina alustasid mitme pealt? 13 000. Wow, okei, 100 000 oled sa sõitnud. Üle 100 000 olen sõitnud, jah. No kunagi, kui me avaldasime autopildi lugusid, siis neil olid ju tihti autod olid 100 000 kilomeetri testis. Nimetagem seda siis Sulevi kuludega autogeenius 100 000 kilomeetri testiks. Niimoodi tuleb elada. Et räägiks natuke siis Ford Focuse pidamisest või kuidas on selline, ta on ikkagi korralikult ületuunitud sportlik luukpära, mis on 350 hobujõudu. 350 hobujõudu. On see olnud kallis, kulukas ja murelik teekond? Ei, otseselt ei ole. Mul enne seda oli uuen aastatud Seat Leon FR Universal, mis oli 1,4 TSI mootoriga, mis oli see 150 hobujõuline. Ja ma arvan, et need nagu regulaarsed hoolduskulud, need olid enam-vähem samad, et need on sinna 300 pluss natukene kanti ja see ongi kõik. Et need sellised lisakulud on rohkem nagu ise tekitatud, et tahad kangemaid pidureid ja pidureid ka vahetad tõenäoliselt ilmselt tihedamini ja rehve ka tihedamini, kuna ma sõidan nii palju ja sõidan ka rajal ja sõidan nagu otstarbeliselt, nagu sa ütlesid. Aga kas selle põlvkonna RS-il oli ju mingi suur mootori jama, kas sina ostsid juba selle, millel see lastehaigus oli välja ravitud? Ja see plokikaane tihend oli neil jama, aga see oli aastal 2016 ja vist võib-olla 17 alguses ka. Ja seda sai ka väga lihtsasti, kui ma otsisin oma autot, siis ma kõikidel autodel lasin VIN-koodi järgi üle kontrollida läbi infoauto ja nad andsid ilusti nagu tagasisi, et kas on vigane või mitte. Aga 18 aasta oli see juba välja juurutatud niikuinii, et selles suhtes oli ka natukene kindlam.
aga kas see oli mingi asi, mis tehti ka tagasikutsumine selles mõttes, jaa, täitsa ametlik tagasikutsumine. Et isegi kui keegi tahab osta nagu vanemat kui sinu oma, siis lihtsalt tasuks kontrollida, et kas see läbis selle tagasikutsumise? Just, täpselt nii. Mäletan uudispealkirjadest, et sellel autol oli ju, seda reklaamiti sellisena, et seal on ka drift mode peal ja siis kui loomulikult Briti ajakirjanikud ja profid oskasid sellega väga hästi driftida ja siis see auto jõudis inimesteni, kes said aru, et oi, aga selle on ju drift mode, mina ka. Ja siis oli internetis videod nendest driftidest, mis ei olnud nii väga välja tulnud. On see mingi mänguasi või see on tegelikult ka, ta oskab seda jõudu nii hästi jaotada? Ta saadab jõudu rohkem nagu taha ja siis kui rohkem nagu taha nii-öelda emmale kummale rattale, et see nagu taguotsa rohkem pöörama panna. Aga tõesti, et reaalselt ega sa ikkagi seda ei kasuta. Ma olen nagu siin-seal talvel kasutanud, kui on näiteks lumeradadel sõitmas käinud. Et siis ta on nagu lihtsalt veel lihtsamini tõmbab külje ette. Aga ega muidu, ikka tavateedel sa pead väga ebanormaalselt agressiivselt käituma ikkagi, et seda kasutada. Pigem vist keegi nagu nelikveolist sportlik luukpära. Kuiva asfalti peal hea treffidega on ikka tükk tegu, et seda ei osta selleks, et driftima minna, et see on nagu täpselt nice to have gadget. Aga igapäevakasutus, on ta jäik, on ta selline, sinul ilmselt 100 000 sõitnud, sa ei saa enam arugi, aga kas mingi hetk alguses oli küll selline, et mis ma nüüd tegin? Ei, tegelikult ei olnud, ma käisin, mind endale ka kuklas oli kogu aeg, et sest et Eestis see valik oli üsna kesine ja ma teadsin, et kui ma tahan, et siis ma tõenäoliselt pean nagu väljamaalt tellima ja siis ma sain ühe tuttava juures, kelle juures oli see müügis, äkki mingi 17 aasta Hall RS, ma sain proovida ja kui ma selle sõidu ära tegin, siis mul ajast tuli meelde, et ma üldse ei kontrolli, ei pidanudki meeles seda, et vaadata, kas on liiga jäik. Aga siis ma sain ka aru, et kui see minu pooletunnise testide jooks oli häirinud ja mul ei torganud kohe nagu silma, et see on liiga jäik, siis järelikult ei olnud. Ja teine asi on see, et ma olen kuulnud, et 2016 on nad natukene, kõik tavalised RS-id 2016 on nad veitsi jäigemad kui 17-18, sest et on uuritud, et Ford need amortisaatorid, et nende nii-öelda revisiooni number on teine, ehk et nad on mingeid muudatusi teinud, mida nad võib-olla päris ametlikult ei ole nagu kinnitanud, ehk et nad on natukene malbemad 2018 väljalase puhul. Mäletan, sa vist vahetasid ära ka istmesiinid, kas see oli ka mingi asi, mida paljud tegid, sina oled meil siin hiigelpikk, et sinul oli see ilmselt nagu, sa peaksid pooltes autodes need istmesiinid nagu madalama laskma. Aga see vist oli Focuse puhul oli ka, ütleme, tavakasvuga inimesed kurtsid, et istmed on liiga kõrged. Seda oli öeldud, et need Recaro korvistme, mis oli lisavarustus, et need olid natukene kõrgel, kuigi ilma ka nagu istmesiini või istmete madaldamiseta ma mahtusin kiivriga ilusti autosse ka, et sellest ei olnud nagu suur probleem, aga lihtsalt on nagu mugavam, lihtsalt see jalgade nurk on natuke loomulikum, kui see istub madalamal. Pedaalilene siis. On see sulle ootamatuid halbu üllatusi ka toonud? Mingi selline, mingi viga või mida sa ei plaaninud või mingi asi lendas selle kasutuse juures, nagu saab päris korralikult nagu kuuma? Midagi liiga, võib-olla ootamatu on see, et mul sidur hakkas juba nagu korralikke kulumismärke näitamas kuskil seal 807 000 juures äkki, ehk et nüüd äsja selle aasta alguses. Et see oli natukene üllatus, aga samas arvatades ikkagi palju ma nagu sõidan ja et kogu aeg hiiltauga sõidan, mis kulutab kindlasti sidurit rohkem kõik see, et siis võib-olla on see nagu selline natukene eeldatav. Aga samas kuluosa, natukene 100 000 ikkagi selline sportlik sõiduk, vast see liiga hull ei ole. Sa ei ole veel uurinud? Palju see töö maksab või mis kulud siin tootavad? See on mul tehtud. See on tehtud? Okei. Kuna kui siduri vaatamiseks läheb, siis ka hooratas ja see oli ikka koos töödega ja mulle, kuna ma olen Fordi esinduses olnud püsiklient, mulle tehti vist isegi 20% jagu soodustust, aga see oli ikkagi tugev 4-kohaline arv, mis on, algab 3 umbes. Okei, selge. No jah, hooratas ka. Tõenäoliselt saaks odavamalt, kui kõik ise need jupid ja asjad ja kuhugi mujale minna või endal on rohkem teadmisi ja oskusi. Okei, samas 100 000 peale ära jagada ja tegemist on ikkagi sisuliselt sportautoga. Aga pidurid, et sa ostsid sinna kangemad alla? Ja, mul on olnud nüüd juba paar aastat Ferodo Racingu klotsid, mis on, ma isegi ei tea tegelikult, kuidas nad nagu originaalosa hinnaga
võrdluses on, aga nii-öelda esi- ja taguklassid kokku on, ma arvan, et midagi 300-ga natuke alla 400, mis ei ole tegelikult väga hull, et eesmised on 200 midagi ja tagumised on 150 midagi ja Okei, no see, et see ei ole tegelikult üldse midagi hullu ja ma arvan, et need originaalosad tõenäoliselt oleks sama hinnaga. Ja rehvid ei kulu mitte lihtsalt ebanormaalselt kiiresti, vaid lihtsalt olenevalt sõidust. Ja kas sa käisid rajal, et kui sa sõidaksid nagu rahulikumalt, nii siis, et tal ei ole mingit erilist rehvi kulu? Ei, seda mitte, kuna on ka nelikvedu, siis esirattavealisel hot hatchil kindlasti kuluks kiiremini esirattad äkki. Et selles suhtes on okei, et eelmine suvi oli üsna nagu agressiivne ka, tuli Drive Estonia, kus oli ka see ringrajapäev juures. Ja siis aasta enne seda ma käisin Le Manil, mis tähendab, et ma käisin ka Nordschleifel, kuigi sellisel mõõdukal tempol nagu sõitmas. Et viimane jooks mul kestis 2 aastat. Okay. Aga see oligi, et kui suve lõpus käid ikka ringrajal, siis see muster oli ikka üsna läinud ka juba. Kas ei ole nagu kippunud, et sa oled ikka päris mitu aastat sõitnud, et on ju sellele ka igasugused Mount Tune'i tuuning-paketid, et keeraks peale, loed foorumeid, teeks seda, paneksid selle, lasksid, sisuliselt ta ei ole sul, pidurid on paremad, aga sa ei ole taga ju midagi teinud. Ei, ma midagi muud ei ole teinud ja veidra see, et nagu kui oli kindel, et ma selle auto saan ja ma ootasin, et see jõuaks Eestisse, ma ostsin selle Rootsist, siis ma küll käisin kõik, et need Mount Tune'i backid ja midagi saab teha ja välja lasked ja kõik. Aga siis, kui ma selle kätte sain, siis ma sain aru, et tegelikult ei ole nagu vaja, ei ole. Et see auto on ikkagi küllalt võimas enda kohta. Ja siis ma oligi esimesed asjad, mis ma tegelikult ostsin, olid porilabatsid, et auto kaitsta ja siis hakkasin ka kohe üsna kiiresti ka pidurite peale mõtlema. Et jah, seda rohkemat võimsust või rohkemat lärmi ja see auto on niigi juba üsna vali, siis ma ei arva, et selle autol otseselt, minu meelest seda ei ole otseselt vaja. Aga mis selle, kui sa oled uurinud, et see on nagu mõistlikult palju sinna juurde saab keerata mingi 400 hobujõu peale, ilma, et hakkaks... See Mount Tune, mis on nagu ametlik Fordi tuning, ehk et selle kõige esimene level on 375 ja see on nagu vist, kui, enam garantiilisi autos ei ole, aga sellel ajal oleks ka Fordi garantii kehtinud. Aga muidu on 400 ja äkki isegi natuke 400 pluss on neil kindlasti olemas, aga see tähendab juba, et ikkagi Intel Corel välja vahetada ja välja vahetada, et siis on juba sulle asju vaja juurde panna. Nii, hetkel sa ilmselt jätkad sellega sõitmist, aga kui sa nüüd mõtled, kui sa hakkad mingid järgmisi kuulutusi vaatama, sellest ju järgmist põlvkonda enam ei tulnud. Ei. Kas tahad võimsamat autot? Selles mõttes, kas sa oled nagu sellest kõik võtnud? Või sa lähed, ütleme, või sa läheksid samal skaalal lihtsalt, ma ei tea, Civic Type R või see vist hetkel muidugi see uus on palju kallim. Et kuhu sa näed peale seda Focus RS-ist, sa oled ikkagi autoinimene. Sa ei sõida järgmised 10 aastat selle autoga, sest oma ja armas ja et küllap sa selle mingi hetk välja vahetad. Aga mille vastu seda vahetaksid? Ma arvan, tegelikult RS-i väljavahetust on mul väga raske üldse leida, sest et kui ainukene nii-öelda, kui oleks uuem auto, siis ainukene sama väärne on see GR Yaris, aga ta on väga palju väiksem ja puht nagu praktiliselt on ta minule on nagu viletsam, kui nad ikkagi kitsam, iste on veel kõrgem ja see katus on, et minul ergonoomiliselt ei ole seal nii mugav, kui mul on Focuses, ehk et igapäeva autoks ei ole see väga hea variant. Et ma olen sõprades ma olen nalja teinud, mul on see igapäeva auto on olemas. See järgmine samm on see hobiauto või suveauto siis nii-öelda. Aga kuhu need mõtled nagu, mitte et sa mõtlen, et sa ei pea hakkama kohast, aga kuhu need... Ja ei olegi võimalikul kohast, aga kui üldse siis on, ma arvan, et Alpine, Lotus, midagi sernist, midagi lihtsalt hästi teistsugust. Kerge, väike, kompaktne, täpselt, et oleks võimalikult ikkagi erinev nagu sellisest 4-veolisest luukpärast, mis on pigem ikkagi nagu raske. No võt, see oli meie väike selline kasutatud auto ülevaade, kes tahab Focus RS-i, siis 100, mis ta oli, 12 000? 115 000 küllaltki, et sealt edasi karmim kasutus on ikkagi, kui ta on sul juba käidki tihti rinkas, rääkisid mulle enne saadet, et Le Mansis kohtasid ühte sakslast. Ja Le Mani kämpingus on kohtasin ühte sakslast, kes tuli rääkima ja küsis, et kuidas ma mõtlesin, ma olen väga rahul, et sidur läks natukene varakult, kui ma oleks arvanud, tõesti, okei. Ma olen 3. mootori peal ja nüüd 3. käik teeb ka mingit muret, et käigukasti vahetus läheb ka ja tagutihver sai ka ära vahetut ja siis ma kohe ehmusin, et see minu sidur läks natuke varakult, on nagu, ei ole midagi selle kõrval.
aga ta ütles, et aga ta käib ka väga palju ringrajal, ütles, mis on üks põhjustest. Ja teine asi, mida minu teada Eestis ei ole, siis ma olen enda meelest uurinud, kuna Ford on ka ametlikult Saksamaal olemas, siis neil on garantii, mis pikeneb põhimõtteliselt vist forever, ehk et tal on 17 aasta auto, ütles, et mul on siiamaani garantii, ta maksab iga aasta mingit 500 pluss eurot, ja siis kõik need mootorivahetused ja käigukastivahetused, ta pole ise midagi peale selle lisagarantii midagi maksnud. Ta ilmselt pole ka öelnud, et ta käid ringrajal. Siin vaikselt sõitsin Lidlisse ja... Kuigi Focus RS-i kasutusjuhendil on eraldi lehekülg ringraja sõidust, seega kui sul kasutusjuhendis on ringraja sõidu kohta peatükk, siis kas sa saad öelda, et nüüd sa ei tohi ringrajale minna? Ja. Ma ei usu. Ma ei tea. Nii et ühesõnaga ei ole väga hullu. Ei ole. Mis kütuse kulu on? 10-11 liitrit sajale. Okay. Selle Le Mani tripil oli meil äkki isegi alla 10 oli see keskmine tegelikult. Jah. Le Mans, kuna püsisaate kuulaja on sulle, ühesõnaga, Le Mani ennast on sulle tutvustanud piisavalt kõiki neid klasse, me oleme autogeeniuses avaldanud, et nüüd me pigem räägiks lihtsalt sellest, et see oli sinu kokku nüüd mitmes Le Mani? 5 kord seal koha peal olla. 5 kord koha peal. See aasta oli selles mõttes, et suhteliselt draamavaba sõit, sest üle aastat oli vist esimene täiesti kuiv Le Mans, ei sadanud mitte tilkagi. Publikuni on mõnus, eks ju, kogu aeg on soe, kogu aeg on hea, aga kuidas ta nende sinu 5 hulgas nagu nüüd siis põnevuse, pealtvaatamise, kogu selle õhkkonna mõttes oli? Ta oli ikkagi üsna tipus, ma arvan, lihtsalt puhtalt selle nagu atmosfääri pärast, see eelmine kord, kui ma käisin 2 aastat tagasi, kui oli see 100 juubel, kus oli ka Martin Trump siis osales, see oli kindlasti nagu atmosfääri ja kogu selle fanfaar ja kõik see pidustused, et see oli nagu ikkagi nagu etem, aga kui võtta lihtsalt sõit ja sõidu põnevust, siis ta oli ikkagi täitsa tipus, et kuna see tippklass ja Hypercar, seal on ikkagi 8 või 9 autotootjat nüüdseks juba ja kõik on nagu päris auto, Klickenhaus, keegi valdav osa inimestele Klickenhaus ei ütle midagi, aga sul on seal ikkagi Peugeot ja Aston Martinid ja Porscheid ja Ferrarid ja kõik, et sul on päris autotootjad ja tehase tiimid ja 21 autot, et see lihtsalt, see on põnev ja sama ringi peal lõpetas vist 5, kui mitte 6 autot ja kui võtta näiteks 5-6 aastat tagasi, siis oli see, et tuli liider ja siis teine koht oli juba ring 2 maas, et see on... Kas see oli siis, kui Toyota üksinda näiteks, et selles suhtes on see, et ja isegi et see käib nagu hooti, aga praegu on tõesti nii-öelda see Le Mani ja kestvussõidu nagu see kuldajast, et neid tootjaid ja autosid tippklassis on väga palju ja tuleb veel juurdegi. Aga kas see on kuidagi tingitud reeglite muudatusest või need autod on nii sarnased olnud ka varasematel, ma ei tea, 10 aastat tagasi, sest praegult on ju tegelikult, sul on mingid asjad on ju nii ette kirjutatud, et need reeglite poolt, tegelikult vormelis on ka, aga et millest see tuleb, et see praegult see seis nii võrdne on? Tegelikult on see, et enne kõike see suur osalus on Mart lihtsalt, et see uus reeglistik on väga palju soodsam kui see eelnev LMP1 klass, mis oli hübriid ajamitega, mis läks nagu hästi kalliks. Et see nüüd uus Hypercari reeglistik on väga palju soodsam ja mul on tunne, et lihtsalt Le Mans on, kuna mul on tunne, et mida rohkem autotöötest siin läheb, see populaarsemaks läheb ja seda rohkem teisi autotöötjad vaatab ka, et me ei peaks äkki ka sinna minema. Ja pluss veel ka see kinnitus, et see kestab kaua, et nüüd Le Mani nädalavahetusel nad kinnitasid, et see reeglistik kehtib aastani 2032, nii et sul on veel siin 8 aastat aega, kui see isegi ei ole mõelnud näiteks mingi automarket liituda. Dacia. Näiteks Dacia. No Dakaril nad sõida. Siis sul on aega, et ma ei tea, 2 aastat võtab aega, et auto valmis ja programm valmis saada ja siis 3 aastat saad programmi jooksutada ja ainult 5 aastat mööda, sul läheb veel isegi aega üle. Aga mis neil hästi kiirelt, mis neil jõuallikad siis on?
Alates vabalt hingavat V12 kuni turbode V6-ni, hästi palju erinevaid. Et sul on ka võid, seal nüüd on nagu see vabaks lastud, et millega... Jaa, üsna lai amploan, et ongi see aasta oli esimest korda oli Aston Martin Valkyrie, mis oli ilmselgelt kõik kuulutasid, et see on see fännide lemmik, et vabalt hingav V12 ilma hübriidaja, mitte mis oli ainuke auto ilma elektrijuta. Ja siis oli V10 küll ei ole, aga V8 sõidun omajagu, sest Porsche sõidab V8-ga ja siis on, ja Cadillac on vabalt hingav V8, mis kõlab nagu NASCARi auto sisuliselt. Ja siis on ka hästi palju V6-id, sest Ferrari on V6, Alpine ja päris palju muudki. Aga koha peal, selles mõttes piletid said jälle vist suhteliselt kiiresti otsa, et seal on alati nagu, et seal on koha peal rahvast täis ja... Jah, seekord oli 330 000 oli pealtvaatajaid, mis tundub, mis on rohkem kui minu teada Le Mani linna elaniku arv. Okay. Ja kui sinna panna veel juurde kõik need tiimid ja töötajad, mehaanikud ja kõik veel ja meedia sinna juurde, siis see on, Mart sinna ikka umbes rändab kokku ikka 400 kuni 500 000 inimest selleks nädalaks. Oli siis kuulda eemalt, oli sul oma lemmik või kas sai see V12 Valkyrie publiku lemmikuks või? Oli ikka kuulda küll, et kui kuskilt tuleb mingi kimalane kuskilt eemalt kuuled, et siis saad aru, et nüüd kohe tuleb see Aston Martin mööda. Aga neil vist ei läinud eriti hästi? Ei, aga nad ei oodanud ka mingit suurt, nende eesmärk, kuna see on esimene aasta sellel autol ja kogu selle programmil, nende lootus oli lõpetada ja ühelgi autol ei olnud ühtegi mingit tehnilist viperust, sõitsid lõpuni välja, üks auto sai isegi top 10 minu teada. Okay. Ja et neil oli eesmärk lõpetada ja selle nad tegid, ehk et selles suhtes on Aston Martini vaates on see väga edukas. Muidugi see, mis sa ütlesid alguses, et ühel ringil lõpetasid 5 või 6 autot, need sõitsid see aasta äkki 389 ringi või... Kas tuli rekord ära või? Ei, rekord on 397, mis oli aastal 2010 vist, mis oli Audi ühe diiselauto R15 plussiga. Sest seal pidi siis vähem tankima või kust see nii palju või on rada muutunud vahepeal? Rada on sama olnud, aga seal oli veel... Seal vist turvaautosid ei olnud äkki isegi peaaegu, et üldse ja tempo võis olla sutt kiirem, kui see hypercaridega praegu on. Et see võib ka see faktor olla. Aga et sõideti kokku siis 387 10 ringi vähem ja üks ring on 13,6 kilomeetrit, see on väga pikk ringrada tegelikult. Ja seda ikkagi pea 400 ringi sõita. Kujutate 400, peaaegu 400 ringi, 24 tundi ja siis kõik on samal ringil. Tähendab seda, et boksipeatused peavad olema nagu, 13 kilomeetrit vormelis on see, tähendab sisuliselt mingit 4 ringi. Sa võtad nagu sellised tavalised ringrajad, aga ikkagi ühel ringil kõik boksipeatused, ühtegi eksimust ei tohi teha. Ükski see ratta poldi keeramis, nagu sa ikka näed, et mingid asjad juhtuvad neil seal, eks ju, et keegi paneb ratta valesti alla ja seda juhtus see aasta mitmel autol. Mingid keskmutrid jooksid. Sõitsid pitist välja ja siis äkki näed, keskmutter lendab ja ratas lendab samamoodi minema. Ja ühel tiimil oli 2 autot ja mõlemad läksid sama veaga. Nii et keegi pitigaraažist sai peapesu kindlasti küll ka. Aga on sul enda lemmik ka, oli sul favoriit? Ma väga lootsin, et Cadillac saab hea tulemuse. Ükskõik, mis Cadillac'i tiimis seal oli, tehase tiimis oli Hertz, Jota, mille sõitjate raames oli näiteks Sebastian Bourdais, kes on tuntud indisõitja kunagine ja ka endine F1 maailmeister Jenson Button. Kuna nemad panid kvalifikatsioonis esimese ja teise koha kinni, siis nagu lootus väga tärkas, aga Le Mani puhul on, ja üldse kestvusõidu puhul on see, et see ühe ringi kiirus on üks asi, aga see nii-öelda see race pace, ehk et see sinu võidusõidu tempo, mida sa suudad hoida tunde ja tunde, see on tihtipeale võib-olla natuke erinev, et sa võib-olla ei suuda nagu iga ring seda tempot nagu jäljendada, et näiteks mõnel autol äkki rehvid kuluvad kiirimine, sa pead rehve natukene tihedmini vahetama või lihtsalt natukene sääsma neid siin seal. Et Cadillacil seda sõidutempot ei olnud, aga nad said ikkagi 4. koha, vahemärksõna tänu ühe Ferrari Disclaffini. Jah, see, mis vist paar päeva hiljem sai see. Eelmisest võttis number 51, mitte
just eelmine aasta võtsin number 51, üle-eelmine 50. 50 sai disklahvi seekord. Ja seekord sai just disklahvi 50. Ja see aasta võitis Ferrari number 83, mis ei ole otseselt tehase meeskond. See on küll üks Itaalia meeskond AF Corse ja ta on nagu, ta on öeldud, et see on nagu väga-väga lähedaste sidemetega siiski Ferrari, et ta on nagu nii lähedal tehase meeskonnal, kui sa saad olla, kui mitte olla ametlikult. Et selles suhtes kõik 3 eri Ferrari numbrit, mis on olnud Le Manil viimased paar aastat, need on kõik võitnud, mis oma ette nagu näitab, et see auto on lihtsalt võidukas auto. Okei, aga mille pärast ta disklahvi sai? Kas selles mõttes, see oli mingi jälle tagatiiva downforce, surujõu mingi asi? Ja, et tagatiiva üks just see, nagu see põiktala, mis hoiab selle tagatiiva, et see paindus rohkem, kui oleks pidanud, et kui on lubatud äkki 2,5 millimeetrit, siis ta paindus 5, midagi millimeetrit. Et see ikkagi päris palju rohkem ja siis avastati, et oli kas mingi 4 bolti oli kuskil kinnituses puudu. Ma ei tea, kas see on siis sõidujooksul äkki läks, ehk et siis, ja siis selle võrra see painduvus tekkis. Ja Ferrari nagu nad täitsa näitasid ka isegi detailselt seda juppi, kus need poldid oli puudu ja nad kõik aktsepteerisid, et kõik on nagu aus, aga et jah, üks Ferrari sai kahjuks. Okei, nimelt pärast siin ei käi mingit vaidlust. Ei, see on tehtud ja Ferrari ise ütles ka, et see oli nende kala. Läks nagu läks. Läks just. Teise koha sai Porsche, eks ju? Teise koha sai Porsche. See lõpus, ma natukene meil ühes chatis nagu hoiti mind natuke kursis, et päris napilt oli see. Et oleks seal mingi 10 ringi veel olnud. Jah, et ei tea, vahepeal tundus, et sellel Porsche number 6 oli tempo, kel sõitjad Kevin Estre, Matt Campbell ja Lawrence Van Thor, et tundus, et neil on äkki seda tempot, et Ferrarist nagu ikkagi nagu neil järgi jõuda, sest see vahe oli 14, midagi sekundit esimese teise koha, mis pärast 24 tundi on ikka põhimõtteliselt olematu. Et selles suhtes, et aga natukene muret tekitavaks tegi see, et see oli üks Porsche, mis suutis seda päris tempot, sest kui võtta nagu see, ilma disklahvita siis top 4, need 3 Ferrarit ja üks Porsche seal vahel, siis sealt edasi see 5. koht, kui sõit lõppes oli ikkagi minut pluss, et selline, et see väga tihe nagu võitlus oli ikkagi top 4 vahel, et Ferrari, mida me ka oma selles eelvaate jutus tõdesime, et Ferrari on väga selge favorit, nad on see aeg kõik etapid vekis võitnud, ja Le Mani võitnud viimased 2 korda ja nad ei olnud küll nii pikka puuga ees, nagu oleks arvanud, aga kui on ikkagi 3 autot sisuliselt poodiumivõitluses ja ainult üks Porsche suudab neid natukene siin nagu kandadest näpistada, siis selles suhtes oli ikkagi Ferrari'l üsna kindel sõit. Okei. Korraks seda ümbritsevat, et see aasta seal esitleti, ma ütlen, see Aston Martin Valkyrie esitas oma mingi Valkyrie LM, mis on sisuliselt, ta ei ole tänavakõlbulik Le Mani auto, vaid ta on nagu tsiviliseeritum, mida tehakse 10 tükki, rikkad inimesed saavad osta ja siis viiakse neid sellega ringrajale. Just. Nagu ikka need käivad, Ferrari'l on see FXX sari olnud pikalt, Ferrari isegi ei anna seda autot sulle kätte. Vaid sa ütled sulle, kus ta sõita tahad ja siis ta tuleb koos tiimiga. Ja Ferrari praegu see 499 P-autost on samasugune, et see klientidele ringraja auto ja siis saad öelda, et millal ja kuhu. Aga nüüd see, et klientidele ringraja auto on üks asi. Aston Martin muidugi vist just Ferrarist lähtudes ütles, et tähendab, meie klient võib oma auto ikkagi enda juures hoida. Jah. et me ei hoia seda kinni, et kui ta ostab, ta võib seda hoida oma garaažis ja siis loomulikult pakutakse kogu teenust, eks ju. Aga kas nüüd see Ferrari tavasõidu oma on ka seest, ma nüüd natuke hüppan ühest teisele avalikustas ka ju Porsche oma 963 Roger Penske tellis selle RSP, eks ju, Ameerika ongi siuke rikkur võidusõidu meeskonna omanik, lasi teha ühe põhimõtteliselt sisuliselt Porsche Le Mani autost ka tänavakõlbuliku selleks, et ta seal Le Manis liigelda sai Prantsuse riik andis mingi eriloa. Aga seal on ikkagi sees, muidugi on nalja tehtud, joogitopsi hoid ja nahksisu, kõik, eks ju. Aga selles Valkyries, ma nüüd ei tule ette, minu arust nemad nii kaugele pole läinud, et sellest... Ei, jah, seda mitte ja Ferrari'l ka mitte
samuti on see, et ma arvan, aga võib-olla ka mõttega, et kui on see, et sul on see ringra auto, et siis see klient tahab seda võimalikult lähedast kogemust, mida see võidusõita ka saab. Aga neid vist eristab sellest Le Mani autodest see, et neil pole piiranguid, et nad on tegelikult nad võimsamad. Ferrari on kindlasti võimsam. Just, ja ma usun, et Valkyrie ka. Ja, et sa saad tegelikult eraisikuna kuskil lõbutsedes kasutada palju võimsamat autot, kui nad seal Le Manis kasutavad. Just, et sirgel sa saad kindlasti kiirem olla. Ja ma jõudsin selle kõigega nüüd siia, kas sa neid autosid nägid ka? Olid seda Valkyrie LM ja see Porsche seal kohal ja sai vaadata? Mina ei näinud kahjuks. Ma tahtsin just küsida, et kuidas see 963... Ma nägin seda 917 tänavale agaastat versiooni, mis on ka see täiesti hall, mis on see vana. See mingi Graf Rossi, mille järgi just, nüüd, mille nii-öelda inspireerituna, millest see uus tehti. Ja, et see oli neil väljas. See 963, ma hiljem nägin, et see oli Porsche selle Hospitality, selle suures paviljoni majas oli see kuskil sees, aga mina... Old lihtrahvale ette nähtud. Just lihtrahvale me ei saanud seda näha. Ma oleks pidanud saanud Porsche kutse, nii et äkki järgmine kord. Nüüd me siis sellest ei saagi, ma muidu mõtlesin, et sa saaksid jagada oma kogemust, millised need autod välja nägid. Ei, kahjuks mitte, jah. Aga mis siis Le Mans 2026, siin vaatan, et 27 vist lisandub veel McLaren, kes sinna veel minemas on? Järgmine aasta tuleb Genesis, mis on siis see Hyundai'gi ja tütarfirma, et veel vist siiamaani tegelikult pole kinnitatud, aga väga-väga tõenäoliselt Hyundai VRC programm tähendab, et tõmbab juhtumise hinnast välja, et rahastada seda Genesis Hypercari. Nemad tulevad juba järgmine aasta ja 2 aasta pärast 27 tuleb veel McLaren ja Ford. Okay. Mõlemad ka tegelikult väga pika Le Mani ajalooga margid. Et selles suhtes ja on kohustus, et sul on vähemalt 2 autot, mis tähendab, et eeldades, et ütleme, et mitte keegi ei lahku, eeldades, oli 21 autot see aasta, siis potentsiaalselt võib sul olla 27 tippklassi autot. Aga mille arvelt ka siis võetakse nendest teistest klassidest vähemaks? Võidaks võtta teistest klassidest vähemaks. Või ta hajub ikka nii ära, et tegelikult mahuks sinna rohkem ka sõitma? Infra seda lihtsalt ei toeta. Minu neil garaaži kohta kõike seda ei ole rohkem kui 65 autole. Okay. See on üks asi. Ja tegelikult on ka see, et tegelikult oli Cadillacil oli 4 autot, 2 oli tehase tiimist ja 2 oli eratiimid. Nii, yeah. Ja siis, mis oli 2 seda USA tiimi, samuti Porschel oli 1 kliendi meeskond, Ferrari oli see võiduauto ei olnud tegelikult tehase tiim, et üks asi on ka see, et kindlasti eelistatakse tehase meeskondi, mille arvelt sa saad tegelikult praegusest arvust juba mõned autod maha võtta. McLaren näeb ka päris... Kas välimuselt on, mul ei tule praegu üldse ette on, et kõik need Hypercari, mingi selles, vaata, mis see Hypercarist järgmine klass on? LMP2. LMP2, seal nad näevad ju tegelikult hästi ühesugus välja kõik. LMP2-l kõik autod ongi täpselt samad. Kuigi sul on valik erinevate kerede puhul, siis lihtsalt aastatega on tekkinud, et see Oreca, see konstruktsiooni kere, see on lihtsalt kõige parem ja ei olegi lihtsalt mingid muud, kõik autod on täiesti spek täpselt samad, identsed. Aga need Hypercarid on nad visuaalselt ka erinevad? Tegelikult on, et võib-olla selline, see väga üldine selline külješiluett, et sul on see mootorikatast tuleb see nii-öelda nagu see uim, mis on keskelt pikk nagu selline sein ja siis tagatiib, et selles suhtes on võib-olla nad on sellised üldšilueti mõttes üsna sarnased, aga tegelikult nad on ikkagi erinevad, et need tunneb ikkagi ära küll ja isegi tunneb nagu markide mõttes, et kui Porsche tänavatel on ka see, et need 4 seda LED-päeva tule, mis on kõikidel Panameredel 911-del, et see kandub üle ka nende 963 Le Mani autosse ja et tegelikult autod on küllalt erinevad, et neid ära tunda ja McLaren oma natukene oli esituledes, natukene minust seda McLaren Senna vibe'i ja muidugi McLaren tuleb suure oranži autoga kohale lõpuks, et selle tuleb kindlasti ära. Nii, mul oli mingi, kas Peugeot oli tagatiiva külge pand? Jaa, nad sellest aastast panid, aga mul on natukene mure selles suhtes, et Peugeot on nüüd 3. aastat täishooaega järjest ja neil tõesti ei ole mitte ühtegi päris tulemust nagu näidata. Ei Le Manilt ega ka nagu muidu sellest WC etapist. Võib juhtuda, et 2027 mõni juba on ka kadunud. Ma kardan, sest et kui kaua nagu sa jooksutad autospordiprogrammi, kus sul on 0 tegelikult tulemust kahjuks näidata või poodiumi väärilist tulemust, et Peugeot suhtes on natukene
selline kahtlus sees, aga kõik muud, kellel näiteks ei ole tulemus, näiteks võib-olla väga head tulemus, näiteks Alpine, nad on alles 2 aastat ja nad tegelikult veel õpivad ja Aston Valkyrie, nagu me ütlesime, et nad ei oodanud kui mingit tulemust, nad tahtsid lihtsalt lõpuni sõita see 24 tundi. Ja Toyota ja Porsche ja Cadillac, nemad on tegelikult täitsa konkurentsis poodiumitega, et Peugeot on ainukene selline, kes on juba mitu aastat olnud lihtsalt taga otsas, nad ei saa kuidagi paremaks ka. Jah, ja oleks siis niimoodi, et lihtsalt kellelgi tuli Peugeots mingi mõte, kuulge, teeks midagi, läheks nii-öelda suurte poiste mängumaale, sest tegelikult on neil ju Le Manist edu täiesti ette näidata varasemalt ajalt. Jaa, et nad olid siis, kui see nii-öelda see LMP1 diiselajastu, kus Audi ja Peugeot võitlesid mõned aastad ja veel varasemalt ka 980-ndatest on neil tegelikult edu näidata, et selles suhtes, ja see on ikkagi nende see kodu kõige suurem võidusid Prantsusmaal, et nad ei ole niisama, et me proovime ka, nad kindlasti tahaksid võita, aga siiamaani ei ole sellest välja tulnud. Okei, räägime reisist ka. Kus oli mõni muuseum, ühesõnaga mina sinu Instagramist nägin palju ilusaid autosid. Muutseks sa pilst ise või oli sul mingi fotograaf või kas sa töötled neid? Või... Mõned olid ja aparaadipiltidega muuseumist ja ma lihtsalt laadisin aparaadist kiiresti telefoni ja mingi telefoni enda fotoäpiga natukene tiimisin, aga ei midagi muud. Aga kus sa käisid? Me sõitsime läbi Baltikumi ja Poola ja esimesed nii-öelda sellised väärt külastused oli Berliinis selline koht nagu Classic Remise või Classic Remise, ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldada. Neid on nii Berliinis kui ka Düsseldorfis. See on see, kus on see nagu nii-öelda töökoda, kes siis hoiustab sama... Töökoda, hoidla, auto, müügikoht, kõik nagu ühes, et me oleme Düsseldorfi omas varem käinud, me käisime ka tänavu, aga tagasi sõites. Aga Berliini omas ei olnud ja seal on alati, et seal on ägedaid vanu autosid, täiesti nagu modernseid hüperautosid, seal on nagu kõike ja seal on lihtsalt nagu äge ringi vaadata, et mis autosid on. Ja saab kõikele, ja selle võlu ongi see, et sul ei ole mingi kuskil, mõned autod on küll klaasid, aga sul ei ole mingi lintide klaasid, aga sest et eeldus on see, et inimesed on viisakad, ei katsu, ei näpi ja kõik lihtsalt rahulikult saavad vaadata ja uurida. Ja on ta selline, selles ongi rahulik koht, et sa ei pea ostma piletit 3 kuud ette, vaid sa võid täiesti tuleb mõte, et ma olen Berliini kandis, ma käin läbi. Ja ei ole mingit piletit vaja, kes on täiesti tasuta. Okay. ja mis on veidus, iga kord, kui me oleme käinud, seal muidugi on seal inimesi, aga see on selline heal juhul mingi 12 inimest. See on... Siis ma olengi mõelnud, et nagu, kuidas see ei ole nagu lihtsalt täiesti üle rahvastatud, aga see on kogu aeg siin, see on iga päev siin, et see ei ole nüüd, et on üks üritus täiesti palju, seal on need kogu aeg ja seega lihtsalt vahepeal inimesi tuleb, vaatab, uurib. Siis me käisime veel Porsche muuseumis, kus me oleme nüüd äkki Le Mani tripi tegi 3. korda juba käinud. On seal alati midagi uut, on seal mingi püsinäitust muutuvad? Või? Jaa, seal muutub ikkagi küllalt, et sest alati on midagi uut ja mingid, ma ei tea, vanad 917 Le Mani autod, neid alati vaatan hea meelega, kui on paar aastat möödas. Ja pluss on see, et kui tegelikult ju guugeldada või YouTube'is otsida see Porsche muuseumi, see nii-öelda see varakamber, kus nad hoiavad kõik autosid, neil on seal nii palju autosid, et see rotatsioon on neil päris suur. Et see oli väga kihvt. Ja siis me käisime Schwarzwaldis, mis on nii-öelda lõuna-lääne pool Saksamaal, mis on puhtalt sõidu pärast väga-väga soovitum. Kui keegi satub sinna kanti hästi... Ma käisin eelmine sügis seal, muuseas sealt, ma ei tea, te teadsid ja lihtsalt ei läinud, kas te olite Freiburgi kandis? Ta on vist tegelikult päris suur. Lihtsalt sealt kohe üle piiri 20 kilomeetrit on Mulhausi muuseum, see Bugatti. Seal me käisime 2 aastat tagasi. Okei, seal käidud, mis ma siin hakkan õpetama. Kogu aeg Prantsusmaal käivaid inimesi. Aga jah, et lihtsalt seal Schwarzwaldi Lõuna-Saksamaa, see on selline kolmnurk, kus siis põhimõtteliselt nukkapidi on koos Šveits, Prantsusmaa ja Saksamaa. Ja seal siis, mina olin Saksamaal ja siis oli nagu mõtlesin, mida teha, siis vaatasin kaarti, aga siit kohe nagu hüppan põhimõtteliselt üle kiirtee ja sõidan natuke, on Mulhaus, kus on siis põhimõtteliselt nagu Bugatti kodu. Ja siis ühtlasi on seal see Mulhausi Schlumpf Collection mingitest tekstiiliärikatest vendadest. Just, kes asja lihtsalt Bugattisid kokku. Nagu... Bugattisid ja kõike muud ja lõpuks lasidki oma äri, neil läks põhja, kogu riide ja tekstiiliäri läks põhja, sest nad ostsid lihtsalt nii palju autosid. Ja siis töötajad protestisid ja avastasid, et mingi autod on ja siis nad hoidsid neid lihtsalt vangis neid autosid. Ja siis prantslastel omanikul omaselt õnneks tehti õige otsus, et seal oli variant, sest loomulikult ettevõte oli võlgades, aga tegelikult siis Prantsuse riik sisuliselt riigistas need autod ära, et oleks võinud ka ükshaaval maha müüa,
aga riigist ära ja sisuliselt tehtigi automuuseum sellest. Just. Super käik. Siis käisime Schwarzwaldis puhtalt sõidu pärast ja siis Le Manini välja ja tagasi tulles käisime Düsseldorfi Classic Remises ja väga rohkem autoteemalist. Meil on ka aeg-ajalt on ka teise maailmasõja teemaatilisi peatusi meil ka tekkinud nüüd juurde, sest et kui see marsruut on ikkagi enam-vähem nagu umbes sama, siis need automuuseumid asjad mingi hetkel hakkavad kas liiga korduma või lihtsalt ei ole mitte midagi uut, siis peab midagi muud ka leib, et me käisime Bastogne-s, kus oli see Battle of the Bulge, mis oli Belgiast ja liitlasväede see viimane ponnistus enne sakslaste peaaegu allaandmist, et see oli ka väga selline mõjus külastus. Kas Le Mani ümber ei ole tekitatud mingit sellist, ka näitust, ma ei tea, kus siis tullakse välja oma, eks ju, Valkyriid, et seal nagu Le Mani taustal esitleti päris palju asju, näiteks Peugeot 208 GTI, tehti niimoodi Le Mani reede raames. Oli ilge trobikond vana 205 GTI-sid, mis läksid kõik raele. Valkyri programmi raames oli, ma ei tea, kas nad olid kõik Valkyri omanikud, aga ikka mitukümmend Valkyrit läks ka raele, mis tundusid, kui sa mõtled, et Valkyri on valiauto, siis kui sa oled näinud neid ringraja-autos, siis mingi, ma ei kuulegi väga midagi, et nagu need tänavale kaasad Valkyrid on ikkagi väga palju vaiksemad veel. Et seal on nagu... Aga sellist suurt näitustala kuskil põllu muru peal linnas? Le Mani enda muuseum on ka, mis sellel puhul oli see, et seal on nagu mingi püsiekspositsioon on niivina ja siis alati on midagi juures, mis see aasta oli pühendatud McLarenile, et mingid McLareni varasemad Le Mani autod, F1 GTR ja mõned F1 autod. Aga sellist nagu fännide või nagu kogukonna poolt justkui loodud sellised näitusid ja kogunemisi veits on, aga need on kõik natukene nagu eemal, mis tähendab, et sa pead autoga minema, aga selle nädala sees autoga liikumine on seal ilge peaval. Põhimõtteliselt ikkagi pargid ära ja sa... Kogu aeg, jah, et meie oma kämpingusse pargid auto ära ja auto sõidab seal nädal aeg. Okei. Aga kuidas see kämpingus, kas seal igaüks tuleb ikka, üritab tulla oma kõige ägedama autoga või selles on ka seal vaatamist? Tegelikult on küll ja me nägime lähedalt teinud, aga kuskil kämpingu teel vilsatas korra mingi kollane Diablo näiteks. ja alati leiab mingid lootuseid, kes on tulnud kämpingusse, sest britte on seal väga palju. Ja et tegelikult on nii-öelda selline mitteametlik selline reede õhtu nagu Mad Friday, kus siis kui on mingid autod, siis hakkavad seal natukene paugutama ja palju häält tegema. Aga ei jah, tegelikult kämpingus on täitsa tavaline, et on mingid Aston Martinid, Porsche'd ja sellised asju ka ja samas seal kõrval on ka lihtsalt suvaline Haagissuvila, nii et leidub kõike. Ja Ford Focus RS. Ja Ford Focus RS, just. Pikaks sõidu, korraks Focus RS juurde, et Recaro istmed on sul ka, eks ju, need korvimis. Nagu seljale või kõik see, et kuidas ta nagu pikal sõidul on? Ja mul on halb ala selge, ütlen juba ette ära pika inimesena, aga selja puhul ei ole üldse väga midagi, aga kuna see iste on ikkagi pigem nagu jäik, et ei ole nagu väga pehme, et siis on see, et küll, et tagumik mingi hetkel hakkab lihtsalt nagu kangeks minema. Okay. Aga see on see, et Eestis mul ei ole seda kunagi juhtunud, aga pärast mingit 4 tundi sõitu natukene hakkab kangeks minema küll. Okei, 2 asja, mida sina ilmselt oskad peaaegu et peast öelda, kõik, kes alati kuulavad, ma ise kaasa arvatud, kuulan siin ise ennast peamist suve, peaks ikka minema ka ükskord selle ära tegema. Kindlasti mis hetkel peaks inimene siis olema valmis selle raha, mida ei ole tegelikult üldse vist palju vaja? Ei, need piletid on, viimast aastat on tõusnud, on natukene üle 100 €. Okay. Aga kui sa teed selle Le Mani klubi liikmelisuse, siis see liikmelisus on odavam kui 2 pileti sääst. Okay. Ehk kui sa teed liikmelisuse, siis sa juba võidad, kui sa ostad vähemalt 2 pileti. Nii. Ilmselt ei ole järgmise aasta pileti müügi kuupäeva välja käidud. Ametlikku mitte, aga millal see tavaliselt hakkab just? Alati on olnud seal novembri esimeses pooles. Ja saavad otsa nagu, kas see on nagu selline mingi rahamaa pileti ostmise keis, kus nagu kiired näpud ja siis istud või tegelikult ikkagi paar nädalat kestab? Mõne nädalaga, ma ütleks. Okay. Et selles suhtes on, et
et võib juhtuda see, et näiteks sa saad nädalavahetuse pileti selleks sõiduks, aga kui sa saad nagu selle terve nädala pileti, siis peaks ikkagi päevade jooksul reageerima. Ühesõnaga on võimalik, lihtsalt sa ei tohi seda õiget hetke maha magada, aga sa ei pea ka öösel ärkama ja omale kolme serverit püsti panema. Ja lisaks on see, kui sa oled selle Le Mani, selle ACO on selle klubi liikmelisus, kui sa selle liikmelisuse teed, siis sa saad ka nädal varem ja siis selle aja jooksul kindlasti ei müüda läbi, siis sa saad rahulikult sinna sisse logida oma liikmelisusega piletid ja oma campingplatsid just, et siis ongi sõbralik soovitus, et kuna see pilet ei ole mingi siuke 1000 eurot või see 100, et et tasub ära osta ja kui ei saa minna, siis ei saa, et nagu ma ei tea, kas selle saab edasi müüa, see ei ole kuidagi isiksustatud või kuidas nad selle musta turu vastu võitlevad, et ei ole mingit nii karmi. Neil on enda ametlik nagu edasi müügisprogramm, et kui sa nagu ei saa, me isegi vaatasime, et näiteks sellel kui me hakkasime sõitma, mis on siis reede enne Le Mani nädalat, siis tegelikult oli seal edasimüümisprogrammis, oli neid täisnädalpiletid paar tükki müüa. Aga mis hinnaga? Kas siis juba sama, ikkagi... 117. Okay. Ja siis klubilistel oli 70. Lihtsalt need, kes ei saanud tulla, mitte sama rahaga müüti edasi ja ongi kõik. Hea. Just. Ja teine kuupäev siis, millal Drive Estonia tuleb? Drive Estonia on 3.4. juuli, õige pea. Ja kus seda näha saab? Seekord on valdavalt kõik Lõuna-Eestis, et kõik need nii-öelda kiiruskatsed on Lõuna-Eestis, kui eelmine kord oli ikkagi natuke põhjarannikut meil ka, või seal Drive Estonial, siis nüüd on ainult seal Lõuna-Eesti kandis, et alustatakse Tartus, et see on see selline suur veits grandioossem start ja selline lõpp on küll Pärnus, aga kõik need päris sõidud on Lõuna-Eestis ja ma nüüd asukohti nii täpselt ei tea, aga meil on autogeeniuses on see üleval, kus need erinevad katsed on ja saab vaatajate pileteid osta ka minu teada seekord. Ja nüüd ma pean siin saate lõpus lihtsalt, kuna me lindistame natuke ette, sest on puhkust aega, nii siis ma lihtsalt pean endal meeles pidama, et ma paneksin selle saate enne 3. juulit üles. Muidu meie lõpuosa ei ole väga adekvaatne. Ei päda üldse. Ja, aga ma võin vabalt panna selle, et ongi planeeritud sinna juuli alguse nädalasse, et siis lihtsalt esmaspäeval, et inimesed teaks, siis otsiks juba üles, kus näha saab ja. Kas teate, eelmine aasta oli seal eks kohal see, mis tegi selle Lants ja täielik blackout, see see Lances 037 restomood, mul on ka täiesti black, automobiili midagi. Jah, tead sa, tuleb see aasta midagi, oled sa kuulnud midagi väga eksklusiivset kohale? See Dallara tuleb tagasi ja tuleb ka Donkervoort, mis on see Hollandi justkui nagu Caterham, aga natukene selline võib-olla mitte luksuslikum, kindlasti mitte, aga ja Donkervoort tuleb isegi 2 autoga. See oli ka kinnitus. Et Donkervoort ja Dallara on kinnitatud sellised eksklusiivautod, aga kokku tuleb see aasta isegi napilt üle 70 auto, nii et seal ma arvan, et neid Porschesid on jalaga segada niivina kõikidel autoüritustel Eestis, aga Ferrarisid, Lambosid, kõiki selliseid superautosid ja sportautosid näeb ja üks Focus RS on ka seal kuskil ära eksinud. Vot, kullaga suur tänu, et tulid jälle ja räägime teinekord ka. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule.